tere hommikust. Räägi, kuidas see tunne on? Närvis. Kelle me veel peale võtame? Valteri. Sõidame nüüd lennujaama poole. Meil on vist 7.20 läheb lennukaga, kell on 6.24, nii et meil on tund aega. Ja meil on hea taksojuht, nii et me jõuame õigel ajal kohale. Tere hommikust kõigile, igal juhul meie järgmine reis viib meid Amsterdami, maailma kõige suurimale tantsumuusikafestivalile. Oi, kui palju inimesi on, kell ei ole veel 7 hommikul. Minu üheks reisikaaslaseks on Laura Lee. Aga meil on vaja üles otsida Valter, sest Valter on ka kuskil siin lennujaamas. No, tere hommikust, kuidas toimub enne? Ma ei tea, see toimis. Me oleme läbinud edukalt turvakontrolli. See kestis niivõrd mõnusa kiirusega, et see on uskumatu, et ka Valter on lõpuks kohal. Uskumatu, et sa turvakontroll läbi puhtalt seekord läks niimoodi, et mäletad Dominikaani? Mäletan, sa tahtsid lennukis koha ja... Selle aasta seikust hakkad alles pihta ja ma tean seda, et Laura näiteks unustas mõned asjad koju. Meegi eemaldajad, kammi. Läheb ostama, et sealt välismaalt, seal on odavam. Amsterdamis on odavam. Amsterdamis on odavam. Samal ajal, kui Valter otsib endale veel suveprille, sest tema arvab, et seal on ju päike, siis meie nii kindlad selles ei olnud. Panime ikka ennast korralikult riidesse. Meil, sa proovi neid. Roosad prillid on alati sulle sobinud. Tegelikult on niimoodi, et Laura on väga-väga ärevil, sellepärast, et ta ei ole juba 6 aastat lennanud. Kuidas sul reisituju on, Valter? Ma tahan Lottemaale. Ma loodan, et Laura saab hakkama, sest sul on mingi probleem kõrvadega. Kas sa hakkad nutma või? Jaa. Alati on hea, kui sul on kaasas hea sõber, kes vastutab selle eest, et ta siis leiab üles meie värava. Sellepärast samal ajal, kui ma pean siin seda kaamerat käes hoidma, mis ei ole kerge, siis minul need mõttemaailmad on hoopis teises kohas. Loodetavasti Valteri meid õigesse kohta. Koju tahaks. Koju või? Amsterdami ei tahagi enam või? Ei olge. Nii, kuhu me läheme? Meil on 2 valikut, kas me läheme... Üks lennuk? Skandinaavian SAS-iga või läheme Nordicaga. Kuhu peal läheme? Always follow. Mul on kaasas erinevaid staffe, siin on igast küpsised, siin on mingisugune tervislik šokolaad, üks banaan, Laura sõib 1 banaani ära. Aga mis on kõige olulisem, on see, et minu lemmikud kommid on kaasas. Need on loomulikult tutifrutid. Meil on nätsupakk on ka. Sest et Laural ju kõrvad ju hakkavad hilistama ja meie või seda ei taha, et Laural kõrvad hilistaksid. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seat back is in the fully upright position and that your tray table is either clipped up or stowed away. Ma sind armastan, kuigi oled kriminaal. Aga kardan sind ka veidi sa huligaan. Oleme jõudnud lähemale Kariibi mere saartele. Põhja-Mari. Siin on külmem kui Eestis. Ilusad võileivad, ei tea, kas Meelis märkab neid võileibus. Aga kuna ma olen nagu fit, siis ma ei söö neid asju. Me oleme viimased, kes sinna peavad minema kohe, nii et Laura, tee ära. Probleem on praegu selles, et Laura õpib seda õhurõhu välja pressimist oma ajudest. Eskula Melis and Laura Ussar. Eskula Melis and Laura Ussar. Please contact the gate. Ja meie lend läheb nüüd Amsterdami ja Laura pole ikka veel oma õhurõhku kõrvade seest välja saanud. Tead 10 punkti. Sa 10 punkti praegu vaja. Oma lennumaili kaardile. Ma ei tule. Aga sa põsed panid punni niimoodi? Jaa, nägid ju. Või näita, sa panid käed. Meelis nägi. Laural siiamaani kõrv on lukus ja Valter leiame sealt kuskilt. Tema leidis koha ka mingit sõbra endale. Aga me siis võtame käru ja hakkame siis minema. Lisaks sellele, et siin lennujaamas müüakse loomulikult šokolaadi ja igalt muid asju, saab lennujaamast osta ka taimi, saab osta lilli. Laura, tahad kaasa võtta äkki midagi või osta? Ei, ma tahan surra. Me oleme lõpuks jõudnud Amsterdami ja me suundume kohe kesklinna. Me otsime üles, kus siin saab rongi peale. Ja siis saab alguse maailma kõige suurim tantsumuusikafestival Ade. Vaata, see on suur linn siin. Kas sa oled Adeks valmis? Ja nüüd meie esimene
ülesanne on üles leida siis pressipunkt, sellepärast et pressipunkti juures saame me kätte omaenda kaelapaelad ja kõik muud asjad ja nagu me juba näeme, siis siin on sellised väga lahedad train ticketi punktid, ehk siis siin saab osta endale mitte lennupileti, aga rongipileti ja eks me siis hakkame nüüd kohe vaatama, kuidas seda rongipilet ostetakse, et siis kesklinna jõuda. Võtsime bussipileti 3 päeva oma, 26 €. Väga soodne on siin, peaaegu sama soodne kui Tallinnas. Bussiga, trolliga, trammiga, selles on ööbimine ka. Kui ka kiirrongiga saab ööbimine kõige paremas metroojaamas. Muidugi siin istusime kohe esimesse klassi kohe, et läksime teiste järgi, ma ei tea, kas meie see kaart võimaldab sellist asja, aga istume rahulikult edasi või? Muidugi. Oleme jõudnud Lilla Amsterdami, kus me peaksime kätte saama kõik oma adepassid. Ma kuulen muusikat juba, järelikult me oleme täiesti üliõiges kohas ja ongi. Sellist hotelli tead, sa saad vaadata, kuidas esineja magab. Ahah, ja mis see maksab? Esinejatel on olemas, meil saad ju artist, sa saad magada. Ja oleme kõiges kohas. Ja näe, siin ongi ade ticket information. Me oleme õiges kohas, nüüd me võtame välja oma enda dokumendid ja siis me saamegi kätte kõik need asjad. Everything's okay? Tundub, et kõik on okei, et me saame kohe kätte oma passid. Meil on vaja leida üks mingi söögikoht, natuke läks jahedamaks, panin mütsi endale pähe ja mul on sall ka kaelas. Et ei ole siin nii miskit sügis suve, on ikka niisugune 10 kraadi ja natukene külm on. Aga sellegi poolest me otsime praegu endale lahedat mingit söögikohta. Proovime ära, sa ei ole kunagi rotti, see on selle hea oda, see on 5.50 meelis. Ei ole vist sellist isu, ei ole, ei taha. Mõtlesin, et kui ma ikka tulin, et täna siia Hollandisse, et see esimene asi, mis võiks teha, võiks midagi head süüa. Sa ei tulnud siia rääkima täna ja kui tulidki siis ainult kehakeeles mina ka. Sest ma ei viisi väga rääkida enam, võtan jopetellid takso, hüppan peale sina ka. Nagu koni ja siis klaid läbi öö, cappuccino lõõna peale tõuseb päike mina ka. Mina ka.